päris asjalikud videod pole nii vaatanud. Need sina otsustad videod või? Need teevad päris hästi, jah. Sellel nagu see kama nagu oskab nagu selgitada ja ta on nagu siuke hea rahulik tüüp, vaata. Siuke mõnus on vaadata, et ei väsita ära, vaata. Mõni inimene nagu kaamera ees, kui ta on, siis ta nagu väsitab ära lihtsalt nagu mingi aja peale, et see mingi hetk tunned, et ma enam ei viitsi, ma lihtsalt ei jaksa vaadata. Aga teda on nagu mõnus vaadata, ta ei väsita ära nagu. Ja teistpidi sama teema on selle kaameratööga, et mõni kaameratöö lihtsalt sul mingi hetk nagu hakkab silmadele vaata. Aga Joonas, kes tal see kaameramees on, teeb ka väga hästi nagu. Aga no see... Nii, kõnnime praegu tegelikult söögi kohta, aga siin kohe esimene vaatepilt, mis silm ette satub, on sellised paadikesed, võib-olla jahid, minu jaoks paadikesed, Emajõelgi selliseid nähtud. Aga tegelikult jah, siin on igas suuruses, kellel on siin tegelikult need jetskid taga veel. Mart Mõnimed magab siin, see on tema elukoht lihtsalt, liigub iga päev uude sadamasse. Aga neid jagub siin ja kindlasti on siin vahepeal veel võimsamaid näha. Ma arvan, et siukse suure kaatri peal on juba mingi inimesed, kes elavad seal ei või? Näha. Aga see on näitab juba, et me oleme selles Miamis nagu sellises rannapiirkonnas, siis kõik tahavad näidata enda jõukust, enda võimu. Ja täitsa mõnus. Kui sul ikka sellist jahti või paati pole, siis sa siin elama ei peaks. Täitsa ilust näed välja küll, jah. Mootor on korralik seal taga. Ma ise olen Emajõel 4 hobujõulise mootoriga lastud lihtsalt isegi vastuvoolu ülesse. See vist ikka läheb vastuvoolu ülesse, ma arvan. Ma ei tea, sa võid peale minna tegelikult. Ma broneerisin meile aja. Ma broneerisin. Vastu. Hi-fi. Saksa raud, tänud mees. Ainult selle üle, et liiga kuum on, nagu ikka eestlased. Kas liiga külm või liiga 35 kraadi. Ei, 35 kraadi UV12 kandis. Maja rannas seda teadagi. Kui see ookean ka peegeldab su naha peale veel sekundiga punane. Söögikohaks võtsime seekord sellist koha nagu Chicken Kitchen. Isegi tööle saab tulla, aga lähen vaatame, eks saab mingi salatit lihaga, nii et taas küll midagi kerge. Näita saab. Mõnus kõht. Hello. Hello. Absoluutselt ei kohe ja hakatakse toitu panema. Võitsime Bazooka Chop-Chopi siis operaatorile ja siis mees ütles, et no muidu või kuidas ma teen, et näita, kuidas elu käib. Kana lõigatakse ilusti ära ja mõnus. See on väga hea välja. Ja saad lihtsalt pooli saab nagu Eestis sellised kausid on tuntud. Eestis on ka mingi sükke kohta. Kauss ütleks midagi sarnast. Täpselt mõõdetud. Juustu sulle, cheddarit. What type of film is it? We're just exploring Miami life. We are from Europe, so it's all new to us. We're just enjoying. You're about to try out one of Miami's best restaurants. Korralik. Speaking Estonian? Estonia. Estonian? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. First time to Florida? Yep. I'm second time, but he's second first time? time. Yeah. We visited New York as well, just explored a bit and then we came here. Oh, okay. In one day we are all red. The sun took us out. Yes. One day. Yeah, the sun burns. In 1 hour. In 1 hour. All red. You know what's good is Tylenol. Tylenol or aspirin, anything that's painkiller. Okay. Yeah. No see on väga hea välja. No vaata, saad kõrvale välja. Tänud peremis. Nii, oleme siin Chicken Kitchenis. Esimene asi, mis ma tahan öelda, et oli väga tore personal siin, kohe sõbralikud jutustasid, küsid, kus te olete, mis te teete. Ja see ongi minu arust üks suur vahe New Yorgiga näiteks praegu. Ülirahuliku kohta tulid, ausalt küsis, mis teete, mis te tahate, soovite. Isegi teine klient meie selja taga. Te olete Eestist, kas see keel on mingi Hollandi keelega sarnane? See selleks väga tore vastu. Minul on siis Chicken Godzilla ainu siin. Paneme kastme sisse, mõnusalt juustune, kanane. Väga mõnus mahlane, ei jää üldse kuivaks. Mulle kaste meeldib. Nüüd on näha. Seda sööks küll. Natuke kuum veel. Aga väga mõnus. Operaator oli ka korralik ports. Assa raisk. Ai, seda ma tahtsin. Värske.
Mis alla läheb? Ma sain 3 muna ja paar viilu verivorsti või verikäkki tähendab. Verikäkk tegelikult ei ole üldse tervislik, aga... Keskus või nagu toidupood nagu CVS. Vaata, võtan mingi jäätis ka, pole ka Ameerika jäätis jõudnud maitseda. Kui saab ühe... Ei saa midagi teha, kui maitseb. Sa oled see, mis sa sööd ja... Isegi poemüüja laulis siin rahu... Ma olen retsidivist, sest ma söön verd. Aga meie võtsime sellise jäätis nagu cookies and creme. Vaatame. Tundub väga magus, tundub mingi Oreo sarnane arvatavasti. Aga mekkima ju peab, maitsma peab siin. No korralik. Tervislikku pole veri või? Siis see puru on siin. Ongi siin Oreo maitse. Oleks te siis puhas veri, aga seal on ikka juurde segatud ained. Ei olegi liiga magus, väga kiidan, väga mõnus. Me oleme siin tegelikult 7-8 päeva. Kõige tervislikumad asjad on ikkagi, näiteks hakkliha ei ole ka tegelikult kõige tervislikum. Operaator sellel reisil. Kõige tervislikum on puhas liha ikkagi. No hakklihasse nad segavad ka igasugust mäda sisse tegelikult. See, mis sa sööd, tuss. Nii sinine. Äge vaadata, nagu ookean läheb 2. Hoovused erinevad. Sellepärast ma söön neid pekstud kanade mune ka. Väga suur kaubalaev, väga korralik kaubalaev. Aga ees on selline nagu... Ma tahan tunda seda pekstud, kiusatud, pigistatud. Väga korralik promenad, siis saab väga kaugele kõndida. Seda pool surnud. South Beachil ikkagi vette. Kanaviha elab minu sees, kui ma seda pekstud, mõrvatud, kiusatud kanamuna söön. Troopiline mõnus. Ja hästi oodatud tegelikult. Prügi väga palju maas ei näed, siin iga hommik ikka käiakse koristada. Ma tunnen seda iseloomu. Minagi tunnen, et nad on ilusa promenaid tegelikult teinud. Muidugi ei saa talvel, aga sellegi poolest siin on väga ilus. Mul on see Essex vaja, seda vihan. Aga püsib sellepärast, et pärast tulevad tegelikult mingid pilved. Aga eks neist saab ikka vees äraga kindlasti. Meeletult suur rand ikka, no silmapiirilist ulatab veel randa ja rannaala. Aga me oleme tulnud lähedamalt. Kanaga feisiti sellele 5 ei saaks. Rohkem võib-olla inimestele tuntum koht. Aga minu jaoks on mingit vahet, kas Middle Beach, South või seal North Beach, et minu jaoks on silm üksna sama. Aga näe, siin pagid asjad sõidavad, tegelikult oodlatakse korralikult golfikärudega, ATV-dega. Endale ette. No viga, sorry. Silma ei oli niimoodi, et reklaam jookseb ookeani peal, sõidab siis mingi paadiga ja lihtsalt käib see Google Glassis reklaam. Ja see vari on ka päris hea. No vari on täiesti seniidis, varju pole, ma olen varju peal. Aga siit tulevad minu jaoks elus suured sammud, mina pole jalga pannud ookeanisse. See on siis Atlandi ookean. Vaatame, kuida vesi on jalgadele. Liiv on ikka päris kuum, aga annab astuda, kõige hullem pole. Aga need kohinad, need lained, ookeani lained. No nii. Ilus on seal küll, noh. Oi, kui mõnus vesi. Üli mõnus vesi. Sa ei tunne seda külma. On soe või? Jaha, soe. Istu, kuna ministriks kandideerida. Ministriks ei kandideerita. Aga väga soe vesi. Ma kartsin, et arvasin, et ookean. Aga oktoobris on KOV valimised ja 2027 aasta on Riigikogu valimised. Nii et kui sa elad Tartus, siis saad minu poolt valida. Jalad vees on ikkagi selline õige asi, mida teha ühel reisil ja pane maga. Kohe pea ees vette torma. Aga muidu, see on unistuste puhkus. Ma ütlen, kes tahab sellist päikselist ookeani juures mõnulemist, Miami, South Beachi, North Beachi, Middle Beachi rand. See rand on teile, sest inimesed on siin sõbralikud, rõõmsad, nad naudivad elu. Sa näed, et elu kvaliteet on üleval. Kõik ajavad suht oma asja ja näiteks, mis me panime tähele. Kes kõnnivad mööda või autoga tahavad mööda, kõik on sorry brother, my bad brother. Kõik nagu tulevad ja räägivad, ei ole tuima minemis. See on luksus, see on puhkus. Ega siin pikki juttu pole, ma olen lühkadega, sest need on kõik läbi higistatud, on hea ära pestud põhimõtteliselt. Lõht on veidi punane veel, aga minu esimene sulps ookeanis. Ega kaugele ei pea minema. Suht norm, et nii kiirelt läheb vaata nagu sügavaks. Hästi soolane. Ma ei tea, mul pole hotelli vajagi. Ained tulevad ilusti, aga ma tahaks öelda, et minu nahk ütleb või keha ütleb, et see on mingi 25-27 kraadi, eks väljas tuleb nii kuum. Aga tõeliselt parav lained viivad ma ära. Ma ei julge kaugele minna, järsku on loovusega ära läinud. Aga naudi! Naudi! Naudi!
Vaati, kui ma viskan pool kilti vesi põlvini. ja. Kes meid siia saatsite USA-s. Miami on kõva. Ookelis käidud, no hoopis teine tunned, kuidas... Kõmbid minna, oled järsku oled Rootsis, raisk. Türa küll ujuda ei saanudki. Igal poolgi tahad, me näid väga sügavalegi, kus lainab pahtulema nii-öelda, aga basiingi kannab rannale. Võtla valesse kohta lähed, kannavad lained ära ka nii, et ega see on ohtlik reis, aga see on mõnus. Hoid on mõnus, terve rand ujub, nii et ega see midagi ohtlik. Varsti tuleb vist vihk ka peale. Noh, võite teeme Eesti ekstreemsust ka. Taha täiesti tume pilv. See on nagu nii tormipilv, kui üks tormipilv saab olla, aga mis seal ikka eest, siis ikka puhtus selle edasi. Aga siin rannas olles tuleb välja ka selge kontrast tegelikult, et alles 30 minutit tagasi meie 2 Eesti meest igist nõrgusime lihtsalt, just nii palav. Ma olen 10 minutit vees ära olnud ja korralik tormipilv on meie peale sattumas, eriti hull vaade on siin tegelikult selja taga. Need madalad pilved lähevad nii kiire hooga lihtsalt ookeani peale, sest on tunda, et siit tuleb torm. Mõned inimesed veel on rannas, meie eestlastena, turistidena ei hakka riskima, läheb pigem ära, aga see näitab jällegi Miami nii võlu kui ka sellist valu kohta, et väga ilus ilm, väga mõnus, aga selle troopilisuse pärast tulevad ka sellised tormid, tornaadod, orkaanid, nii edasi, et vaatame, loodame, et täna väga hulluks ei lähe, liigume ära. No suvine jalapuhastus, jah. Jaa. Nii, saame ka Miami vihma ära näha. No tegelikult on soe, aga piisad on hästi suured tegelikult. Ikka käe peale on veidi ebameeldiv, kui saad. Aga saime New Yorgis vihma, saame Miamis vihma, näeme kõik ära. Nii päikselised päevad 35 kraadiga, kui ka tormised päevad 30 kraadiga. Aga noh, lähme hotelli praegu, kui ära pole mõtet läbimereks saada esimesel päeval siin ranna ääres. Terav, kurat. Ossa panna kui terav. Tuulega on ikka teine asi. No paar sõna, et 10 minutiga on nagu siin ikka tormivihm või tormihoiatuse peaks panema. Kui tänaval tuleb tuuleiil ja seda vihma sajab, siis olekski nagu üleujutust tekkinud. Korralikult muutub see. Kui ikka tuulega see vihm peksab nagu lähme vaatame tänava peale või? Vaatame tänava peale. Ossa kurat. Kohalikud on varjus, me filmime siin nagu turistid. Need mõtled, et lollid kurat. Aga nagu näha siin asfaldile võib väga ruttu see vihm ikka jääda. Eks need rentskid hakkavad üle ajada, väga kiiresti. Ja praegu ikkagi pilved kaugusesse vaadanud, kus vaatad, et jääbki sadanaga. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny. Täiesti venkis keset tormi lihtsalt. Kuidas ilmi ruttu muutub? Läbi märgust siin välja Vigista. Vaata, nagu pesust oleks tuldud. Viidid küll. Yippee-i-oh, Ghost riders in the sky. Rannas käisin tehtud mööda promenaadi, saime ookenis ära käima, saime väikest natuke võtta, aga sama ruttu tuli torm peale. Läheme praegu hotelli, vahetame ära, oleme veidi kuivad ja eks hoiame kursiks, kui siin tänaval läheb väga hulluks olukord, et saab üle ujutada või torm läheb suuremaks, aga hoiame kindlasti kursiks, läheme hotelli. Olemegi õises Miamis siin Ocean Drive'i tänaval, siis tuntud kui selline võib-olla peokoht või kus saab baaris jooki osta, istuda perega, süüa midagi. Esimene otsioon on see, et on väga rahulik. Klaver mängib, inimesi pole. Võib-olla sellepärast on inimesi vähe, et sest torm oli päeval, nägite ise padukad või siis on neljapäev, et selle süü võib ka olla natuke. Sellegi poolest meie oleme siin turistid, lähme naudime, võtame sellised ühed suured margariitad, siin peaks hea hinnaga olema ja lihtsalt avastame seda. Jäägermeistri särk seljas. Oli tänav kaupadele avatud, et uhked Lamborghinid, Porsched sõitsid, tegid häält, võid rahva käima, aga ju on võib-olla suvel ka siin rahulikumaks periood tehtud, sellegi poolest avastada on nii mõndagi. Kes on võib-olla rohkem Miamist, nagu teab rohkem fakte selle kohta, me oleme siis South Beachi osas nüüd, et siin peaks olema see kõige rohkem turiste ja selline elu käima just õhtul. Et meie hotell ise on seal Middle Beachis. Taga on advokaadibüroo.
nii, nagu lubasime, siis tahame teil ikka ära näidata selle ühe suure margarita. Me oleme sellises kohas nagu Winter Heaven. No ütleme ausalt, nagu arvata oli, nagu igal pool internet räägib, tegelikult turistilõks. Me võtsime siis Bulldogi, mis on $35. Margarita topped with 2 Corona beers, 2 Corona õlli ka seal siis ilusti varavatakse sisse peal. Aga mis ma tahan öelda, et see on $35, operaator lubas välja teha. Aitäh sulle! Sellepärast, et te peate arvestama alati sellega. Tax is not included, ehk siis mingi protsent jääb juurde ja pluss 20% on kohe jootraha ka siin juures. Et võtad ühe selle Bulldogi selle, $35, sa pead arvestama umbes 50-ga. Et umbes midagi sellist. Aga ütleme niimoodi, et võib-olla te näete, et mu silmadest olid kadunud rõõm. Sest ma mõtlen, et kõige kallim kokteil on hea küsimus. Yankee Stadiumil oli õlle $20, suur õlu. $1 võtsime 2 peale tegelikult, see on $10 nägu. Siin $35, see on mu elu kõige kallim kokteil. Kui ma ainult seda võtame ka mitte midagi muud, siis on see elu kõige kallim kokteil. Aga jällegi põhimõtteliselt, mis siin peab arvestama, et me ei taha üldse laristada tegelikult seda raha. Aga pigem point selles, et näitame seda suurt kokteili ja näitamegi, et tegelikult mida rohkem sa sellisesse kohta lähed, kus on rohkem turiste, see ongi South Beach, Ocean Drive, kõik turistid, valgeid inimesi on ikka tohutult siin näha, et on siseturistid, välisturistid. Ja tegelikult tahamegi näida seda, et hästi lihtne on siin siia hoogu sattuda. Võib-olla et veel 3 jooki teinud ja siis tuleb mingi ilus latiina naine. Oh guys, table for you, tulge, come on, järsku võid veeklaasid juba siin, ei olnud midagi öelda. Et hästi pingsalt tegelikult võite vaadata, kui te tulete niimoodi ikkagi reisile mõttega, et mitte raha mõtetult kulutada. Aga meie oleme puhkusel, naudime seda margaritat. Veel mingid hindasid teile panda ette siia rebida. Ultimate margarita, siin on veel $35 kõige suurem. Siin on tequila, sour mix, lime juice ja orange juice natuke. Söögist näiteks midagi. Ta hakkab ajama, et tahab kogusid näidata, tüüpiline parmu möla. Värske salaat $12, Caesar $14, tegelikult toiduhinnad täiesti adekvaatsed ütleks, et ei ole midagi erist. Aga ootame siis enda suurt margariidat ja hakkame nautima, oleme ikkagi puhkusel. Palju see suur margarit maksis? Thank you. Thank you very much, thank you. No vaadake seda suurust, ma võtan siit korra käega kinni. 35 kulli või? No terviseks, 2 Corona õlli. Palju, keegi teab, keegi shooteri siis on käinud viimasel ajal või? Palju shooteri siis see kuradi, mis selle nimi oli see? Liiter äkki ära, ei tea, ei oska niimoodi. Aga ega see pikk juttu pole. See kuradi kann maksis. 2 kord korraga. UFO jah, 25 või? Ma mõtlesin, et äkki ei ole, aga tekiila sõpradele väga meeldib, see mõtlen kohe ära. Väga mõnus tekiila. Veits õlli juurde alati. Ülemeelik. Jah, 2 kord on mulle ka antud. Ja, ära muretse. Ma ei hakanud kõike krabama. Joo. Ma ütlen ausalt. Tulen siia paari lõunal homme. Võtan ühe selle joon ära. Icebeer Rant. Tänud sulle 26. Hot. Oi, ma oleks üleni punane. Ma võtan selle klaasi endale koju kaasa. Raha on vainat. Ei, no kuulge, ega selles suhtes, kui sa oled ikkagi turist, siis jumala pohhu ju. See on once in a lifetime teema ja 35 eurot seal ühe korra maksta, et lihtsalt mäletada seda, et oi, türa mäletad, kuidas ma käisime või koos käisivad sõbraga. Äge suurus tõesti, et mina ei ole kuskil enda elus näinud sellist no raha ei ole odav, lihtsalt nagu et see oli jälle vaja ära proovida, see on mingi korra elus teema, et nii et head isu võib ka kokteili kohta jälle. Memoris, jah. Ja ühe lonksuga see joodud saigi, lihtne. Ei no, mis ma valetan, veidi svipsis olla esimest korda reisi jooksul, isegi hästi tegelikult. Aga no ma ütlen, kui te üksinda selle ära joote, 35 toltsise margarita. Kunagi ma tegelikult tahaks minna kuradi mingi Erksi ja no siis on õhtu tehtud. Ma ei tea, kalkonid ja rohkem ei võta täna, kõnnime veidi kaineks. Ma ei tea, kes seal veel on, võibolla Kibu ja mingi satsiga võiks minna kuradi ma ei tea, kas Türki või kuskile. $35 nagu reklaamiti väga täpselt. See võiks suht naljakas trip olla. Kohtuslik see jootraha tipp oli 20% $7 ja state tax, ehk siis osariigi maks nii-öelda. Kuskile mingi Alaniale näiteks, jah. See võiks suht huum olla. Kokku läks tegelikult meil üle 50, seepärast andsime tippi ka teenindajale, väga tore teenindaja oli, väga lõbus, nii et üle 50 läks. Aga siin on ilusti näha tegelikult 45, 64. Käbi ja kummar ka või? Käbi ei saa võtta, ta hakkab vägistama. Ei soovita rahaliselt,
aga soovitan. Kummarit ka ei tea, kas saab võtta, ta hakkab seal kuradi TikTok live-streame tegema. Sa lähed Türki 5 staari hotelli satsiga, türa see on suht cool nagu. Ma tahaks ka kunagi midagi sükest teha nagu, et mingi sõpradega koos kuskile kuradi... Ja selline Miami Vice... Kõik hinnas kuskile kohta nagu. See on, ma arvan, üli cool. Et kohe näete ka siin jooksmas ühte nendest. Seal kõik hinnas, seal lähed tõmbad selle kuradi... Tasuta baar, türa. Lähed lihtsalt jood kasti ennast seal mingi satsiga, türa. Siis mingi trollate ja huiate ringi. Elate elu. Võib-olla enne ruttasime ette, sellepärast, et mu selja taga Audi R8, et tegelikult üks tänav natuke edasi nii-öelda otsa ja siis on need autotänav jälle avatud, et siin on korralikult näha igasuguseid luksusautosi sõitmas, nii et siin saab nautida ka kõik, kes autosõbrad on. Ma ei ole kunagi käinud, ma olen ainult mingi perega reisinud nagu. Nendele meestele, naistele meeldib natuke näidata küll, millega nad rallivad ringi. No, pidu käib, võta teadmise. Pole jah, sõpradega kunagi käinud kuskil. Kuule, ma võtan meile veel ühed, nii et jälle midagi. Et selle teed sina välja? Ja ma teen selle välja, aga mis ma tahan öelda, et jah, et neid paare on jõhkralt värvilised, kõik ilusad naised pandud letti, tulge, võtke jooke, margariitasi, särke, värke, kõike saab. Aga meil on siht silmes, me kõnime otse ja uurime lihtsalt, milline see ööelu siin South Beachil, Ocean Drive'il on. Suurt vahet ei ole. Hinnad on nii sama. Türgi vangla inka. Ja kõnnime ikka endiselt siin Ocean Drive'is edasi. Tegelikult ma arvan meile väga äge võrdlus, sellepärast me olime seal Lidelavanas, kus ikkagi oli Kesk-Ameerika sellist päritolu ja ütleme ausalt, et ikkagi sellega võrreldes veidi vaesem piirkond. Aga siin on näha seda luksuslikku eluviisi, rannad, palmipuud, minu taga jälle korralik villa, kõik valgused, muusika käib. Et tegelikult, ma ütlen, kõnnid kuskil 3-4 kilomeetrit ühest linna otsast teise. Türgis kinni vist ta ei taha, ma arvan. Aga edasi, politsei vilkurid käivad, vaata, mis mõll. Ma arvan küll jah, et seal Lase. Ei tule. Erdogan, Kardogan, mis ta türa nimi on see? Ei tulnud, noh. Ei tulnud. Mis sa teed? No nüüd tuleb. Mees tegi nalja natuke, tahtsid, et ma oleks ebameeli, nüüd pani. Nii, kõnnime ainult edasi ja ma ütlen, ööelu alles algab siin täna 4. Läpakat tuleb kaasa võtta ja siis saab türklastega CS-i panna seal vahelduseks. Ma ei teagi, mis ta on meil Päles või midagi. Jaa, koht nimega Päles. Pannakse lai muusikat, aga lava peal käivad just mingid tantsijannad, mingi pidu käib. Samas minu taga politseisireenid käivad. Ma ütlen täielikult, teine elu käib. Väga kõva värk, väga kõva värk. Claro que yes. Vamos a ir a Ega ma midagi väga aru ei saa. Mõned Türgi hotellid on niisugused, kus satsi mehi ei lubatagi sinna, mingid üksikud hotellid, kus lubatakse. Sa ei tohi lihtsalt olla ühtedes tubades, minu teada. Et sa võid minna küll satsiga, aga teil kõigil peab olema eraldi tuba. Sest see homovärk on seal nagu no-go. Ja Egiptuses on sama teema. Egiptuses oli sama teema, et baari omanikule, koha omanikule, baar on täis. Samast soost inimesi ei lubata ühte tuppa. Serva peal ja naudivad. Ta oskab teha seda elu, ta oskab seda meeleelust pakkuda. Inimesed naeravad ja inimene peab hullu. Vähemalt internetis nendes oli seal all nagu kirjas alati. Ja Tais oli ka kirjas, aga Tais oli nagu enamus kohtades oli lubatud, aga Tai on üks kõige nii-öelda progressiivsemaid riike maailmas ka. Nad on hästi selle mingi transseksuaalsuse ja homopoliitika nagu eestvedajad. Aga see on loogiline ka, sest seal see keskmine income on nii väike, siis need mehed ongi seal naised. Lul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 
ära filmi siis, türa. Seisab tegelikult kergliiklusteel, kus sõidavad rattad ja tõukerattad. Nii et, ma ei tea. Nii on, nagu elu käib. Politseinik on ikkagi siin boss, ega mul ei ole midagi öelda. Ma ei soovi probleem. Ja ma ütlen, järgmine koht, kus pidu käib, siin jääbki neid kohti otsima, aga see... Seal oleks saanud hea pildi teha, et viskad sinna ette, vaata põlvili maha, paned käed selja taha.
rattad. Türa küll jälle kinni. Nii on nagu elu käib. Politseinik tagant. Ja nüüd mahume. Aga jaa, ma ütlen, et see ikka korralikult venib siin. Väike thumbnail, jah? Ära, mehed filmivad, näitasid näppe. No, la polizia, no. Igaüks laseb oma mussi, naudib oma elu, aga naeratus on näol, see on põhiline, naeratus on näol. Tuntuid filmikohti jagub ikkagi endiselt Ocean Drive. Keha kange käilsest treenist. Üks minu lemmikfilme tegelikult Scarface. No ma tunnen ikka, et teile sai tehtud. Aga siin nagu kelle tuleb äkki kohe silme ette mootor, saegu hoitakse pantvangis ja pannakse. Siis tuleb järgmine tegen läbi ukse, lasib automaadiga. Ja tegelikult siin piik on hotelli kõrval on kohe see tseen filmitud, sealt trepist üles ja sealt saabki selle kuulsat tseeni kätte. Volumen. However, isn't it rather slender evidence predicting a catastrophe? Üles me ei saa minna, äkki kaitstud filmimälestis selline kohakaine, aga pigem võib lihtsalt öörahu valvata. Aga muidu jah, siit natuke trepist üles ja see õige uks peaks olema see, kus Scarface'i tseen filmiti. Nii, ka meil on tegelikult korralik võttepäev selja taga, sai näidatud sellist päikselist Miamit, vihmasajus Miamit, ööelu Miamis siis omas South Beachil. Nii et isegi meie võtame väikese puhkuse, istume siin samas Beacon hotellis maha, võtame et kosutavad joogid ja teil ütlen nii palju, et trehvame juba uues videos. We're all living in America, America is full of art. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America is full of normaalne, muid paneb telos samal ajal. Aga see ongi päris elu. Ja ongi käes viimane päev New Yorgis, operaatoril pala... mis võits nukker. Nii, ja võtsin sealt siis filet chicken burgeri. 6 eurot maksis, 6 dollarit. 6 euri. Teenindaja küsis ka mu nime, võtsin talle Sander, ta ei saanud midagi aru, lõpuks tõi burgeri kättusse. Sorry, I didn't catch your name, here you go. Aga esimene amps, kastet ei ole. Jumala kuiv. Minu jaoks, aga sellegi poolest. Kana on väga hea kana. Veidi selline nagu snitsli krõbedus, aga seest ikkagi pehme veel. KFC on sama hind või? On ka või? Ühe burgeri hind või? Kui kastme saaks peale panna, siis oleks mu lemmikumaid burgerid. Ongi nii või? 70 kastmega oleks 10-10, juba tean. Nii oleme järjekordse filmikoha juures siin New Yorgis. Minu selja taga on siis Plaza hotell ja võib-olla tuleb paljudele tuttavaks sellest seelist kodus 2, mis nüüd jookseb. Ma ei tea, jah, ma ei tea, kuna ma käisingi viimati kuskil mingi purksis. Down the hall and to the left. President Trump. No lähme sisse. Hello. Noh, kaadri nägite ära üksinda kodus 2, üritasime tegelikult sisse minna fajeesse ka näidata, aga siin väljas on juba silt, et residents only, mõtlesime, et äkki ikka saame korra käia läbi fajeest. Tuli esimene ära, ütles, et ta ei ainult hotelli külastajad saad, tuli teine äkilisem vend, umbes minu kasv veidi lühem. Oi, minge ära, piirus ümber, minge ära. Et hästi lähedale tuli niimoodi, et no me juba läksime ära, aga me niikuinii probleemi ei tahtnud. Me üritasime minna tasuta sisse, aga noh, ei saa siin filmis käia. Ju siis siin on tegelikult ikkagi sellised kuulsad külastajad võivad käia või inimesed, kes tahavad rahu. Selles suhtes aru saada, aga nüüd teate, et siia pole sisse mõtet ronida. Väljas saab vaadata. Nii, oleme siin natuke Plaazast edasi kõnnid ja tegelikult siin on Fifth Avenue tänav. LGBTQ lipp juba lehvid. Siin on hästi kõrgeid kortermaju, et on sellised katusekorterid tuntud ka kui penthouse'id. Ja seal ei ole väga üllata, kui selle penthouse hind võib olla 50–100 miljonit, et üldse elada saaks. Nii et tegelikult siin tipus on siis miljardärid elavad ja sellise vaate nad New Yorgile saavad. UHD 4K 1080p. Ja olemegi järgmise hiigasliku hoone juures, Trump Tower. Heterolipp on tehtud küll. Seal peal on haakrist.
ja selliseid ehitisi on tal ikkagi korralikud, sest Trump ongi teada-tuntud ikkagi ärimees siin USA-s, et võib-olla Eesti elanikkonnale tulid ikkagi rohkem tähelepanu, kui ta USA presidendiks sai, kui 70 miljonit ameeriklaste siin presidendiks valis 4 aastaks, aga tegelikult ta oli juba varem väga tuntud siin ärimehena ja kindlasti sealt ta ka mingi võimu ja need hääled sai, aga selliseid ehitisi jagub ja Trump Tower on siin New Yorgis üks tema tuntumaid hooneid. We're all living in America. Võrreldes Plaza hotelliga, siis siin on kirjas Open to the Public 8 hommikul 10 õhtul. Vaatame sisse, laseme vana parees ära. Ja keegi küsib seda filmi enda jaoks. Muidugi, aga las ta läheb ilust ära. Ma olen üksinda siis. Väga mõnus jahe. Purskkaevu kohin käib, siin vee kohin käib ja selline kuldne marmor ja mulje, ta ei ole küll kuldseks värvitud, aga see valgustus ja kõik jätab sellise kuldse mulje, hästi puhas ja stiilne, hästi stiilne. Visuaalselt on ilus küll, jah. Selline suur tühjus, ees on üks mees, kes siis vaatab nii. Okei, siin ei ole midagi. Administraator üksinda ootab, kas keegi hotelliga tuleb, aga mis mulle meeldib tegelikult, et siit saab läbi kõndida, saab kohe järgmisel tänavale, aga oi, mis vaade siit tuleb. Eksin, siin on purskkaev, nii öelda on purskkaev, aga mina pole isegi selliseid näinud väga harva. Seinast jookseb siis alla niimoodi vesi, väga efektse mulje jätab. Ja samuti on siin all siis mingi söögikoht, arvatavasti saab äkki hommikusööki, midagi sellist. Aga väga stiilne ja selline, kohe kui siin oled, on tunne, et oled turvatud, vaadatakse sinu üle, kindlasti jälgivad ka kohe, kui sisse tulid, aga väga mõnus koht, kus olla kindlasti. Siin on kõik lipud, ei oskagi öelda, mis lipud siin kõik on. Merevägi. USA lipud. Trump oli ise ka armees ju. Väga kõva, väga kõva. Trumpi pood, Trumpi kohvik, Trumpi maiustused ja Trumpi grill. Kõik on Trumpi oma. Ei, korraliku äri on meis üleskond. Ei ole midagi öelda. Ja sealt näeb isegi välja, jah. Kõva värk. No siin on Trumpi pusad on siin. Enne lõppu, kui ma hakkan veel hotellist ära minna, isegi Trumpi merchi saab. Eks ikka on nähtud seda Make America Great Again, see nagu USA teema, aga siin on otse Trump. Made in USA. Golfi varust. Või see on korrekt. Äkki see on tema mängis kunagi sellega, siin ei ole nagu tundu firma. Nii, president Donald J. Trump, Our Journey Together, isegi suur raamat ilusti. Ja siin on vana, vaadake, noormees. Ai, kuldsed airboatsid. Mees on elu elanud, Ei ole midagi öelda. Nii, oleme järgmise poe juures, Amazon Go juures, ehk Eestis võib-olla olete näinud juba selliseid R-kioskeid, kus isegi teenidad pole, saad ise ära skaneerida ja maksta. No, mida sa armeeks pead selles suhtes, et ta ju õppis mingi kuradi ohvitseriks, nii et põhimõtteliselt ikkagi oli armees. Niimoodi sisse jalutada ja tooted korvi panna, et ei peagi kellegi näitama neid tooteid. Nii et vaatame aga, 2 võimalust on siin, kas sul on telefonis Amazon äpp või veel lihtsam, kasutad seda krediitkaarti, millel oled registreerinud Amazoni kasutaja. Vaat krediitkaardi sisse, get ready, get set, go. Ja nii lihtsalt sa tuled. Ja ega siin midagi muud ei olegi, peaasi, et selle tootest maksad. Pole praegu tegelikult õrna aimu, kuidas mitte, et me selle toote võtsime. Aga küll me õpime. 5 aastat. Nii, ega tegelikult siin päris hästi aru ei saa, kuidas süsteem toimib. Peaks siis niimoodi toimima, et võtan selle näiteks joogisid, võtame Coca-Cola 2.19, võtame ära. Ja nüüd peaks nagu see maha minema, kui me siit välja jalutame. Aga katsetuse eesmärgil paneme Coca-Cola tagasi, vaatame, kas ta registreerib ära. Ja lähme hoopis välja mingi teise joogiga. Lähme välja mingi... No mida ma siin hakkan? Võtame veena, 2.49. Võtame selle ja läheme välja sellega. Vaatame, kas ta võtab raha meilt 2 joogi eest või ainult vee eest. Vaatame, siis lähme veega välja, kas võetakse raha ilusti. Ja ma ei tea, ongi vist kõik. No nii. Turvamehest ei ole kutsutud, vaatan korra, mida naine teeb, läheb ka välja.
alati kui ei tea, mida teha, siis vaata teiste inimeste pealt. Ja ongi kogu lugu vist. Nii lihtne siis ongi. Veel mugavam kui need Eesti sergioskid, kus sa pead ise skanneerima toodet ja maksma kohe. Siin vist läheb pärast, läheb automaatselt arve maha. See ei aru, mis võtsi. Aga mis see on siis kaamerate pealt? Mingi näotuvastused asjad. Viimane päev New Yorkis. Aga kindlasti on viisid, kuidas seda nagu mingi $100 pakkeraga, kõik siis ühelist. Need see on vaja täna ära kulutada, mis me ikka nendega tagasi Eestisse lähme. Aga nagu ütlesin, viimast päeva New Yorgis, siis võtame täie mõnu eest juba. Ma pole teile hotdogi näitanudki. Siin puikas maksab hotdog $3, et tegelikult New Yorgis näiteks Times Square'il kõnnite. Kõigepealt kindlasti küsige how much for hotdog ja siis ta ütleb teile hinna, et muidu te võtate ühe hotdogi, ütleb teile okei, $10 või midagi sellist. Et alati siin pigem kaubelda selliste kaubikutega, kus hinda pole. Võtame hotdogi ja maitseme ära. Hello. One hotdog, please. Ja juba töö käib. Juba töö käib kiire. Väga kiire. Ketchup mustard. Või suured ootused või? No mitte väga suured ootused. See sama, mis me seal enda esimeses hotellis tegime. Ma arvan, midagi sarnast. $3, yes. Thank you. Take care, man. Aitsin $1 ka sellepärast, et mulle meeldib mehed, kes saavad ausalt asja, kellel on hind olemas. Aga noh, ega suured lootused hotdogi jaoks pole, ma arvan, et eestlane, kes on harjunud selline Circle K kabanossiga midagi sellisega, vist on ikka palju parem. Aga ega enne hinnangut ei saa anda, kui ampsu pole võetud. Delicious! Öeldi ette ära juba, maitsev. Aga tõesti, mitte midagi erilist pole. Et mina olen harjunud võib-olla krõbeda saiaga, veidi soojama viineriga. Aga peab nentima, et ma tegelikult ühe hotdogi olen veel võtnud niimoodi, et me ei filminud. Ja see on isegi parem. Sealt oli veel rohkem saias. Siin ta nii saiane pole, et kastet on korralikult pandud. Aga $3, no pigem ei soovita. Pigem ikka mõttetu hunniks saasta. Järgmises söögikohas, siis, mida New Yorgis tuntakse või teatakse, on siis $1 pitsapoed. Lähedki sisse $1 ja võtad ühe pitsa, nii et tule kaasa. Hello, one cheese, please. Ja tellimine käibki one cheese. Väga lihtsalt. Thank you. Have a nice one. Nii lihtne ongi, mida peab pitsa kiituseks ütlema, tegelikult mõnes kohas on täiesti suuremad tükid, aga ikkagi $1 selline kiiramps saada, miks mitte, mina eelistan seda pigem hotdogile. Juustune pitsa mulle meeldib. Mõtlen, et midagi väga erilist pole, pigem selline margarita pitsa ja siis natuke juustu peale pandud. Aga jällegi peab arvestama $1 eest ja siis kui pigem on kõht tühi ja raha vähe, pigem osta pitsasi kui selliseid kuivi hotdoge. Ja sellises kohas on veel see hea asi, et siin on suht tihti diilid. Et näiteks $2.75 saad 2 lõiku pitsat ja saad ühe Coca-Cola kaasa, nii et peab silmad lahti hoidma, neid kohti jagub. Sellega poolest täitsa okei, täitsa maitseb. Ühe kõige tuntuma kuju siis oleme jätnud teile ka lõppu siia videosse üheks viimaseks videoks Vabadussamba juurde minek ja meie soovitan minna siit Staten Island ferry kaudu. Iga poole tunni tagant läheb tasuta praam Staten Islandile ja tagasi ja samal ajal saad väga hea vaate tegelikult Vabadussambast. Et samuti saab ka lähedale minna sinna saarel sõita, kes jällegi maksab $, aga ma arvan, et siit saab ka päris hea vaate kätte, nii et lähme uurime, kas praam meid ootab juba. Korralikult suur selline hoone tegelikult ja nagu me rääkisime, iga poole tunni tagant tegelikult lähebki siis praam ilusti sinna Staten Islandile ja tagasi. Nagu näha vist esimene praam praegu lähebki teele ja lähme trügime peale, äkki mahume. No rahvast on päris palju ju. Rahvast palju, tasuta praam, aga tegelikult päris huvitav ju. Äkki sa töötadki siin Manhattanil vaata ja siis õhtul tahad koju sõita ja praam on see võimalus antud linna poolt. Nii ja niimoodi peale lähed, ega ei teagi, kuna siin öeldakse, et rohkem peale ei mahu või midagi, aga jah, siin lõuna tipu juures on siis tõesti selline hea jaamake, kus parved lähevad iga poole tunni taga.
aga ei teagi, mõnus. Meenutab sellist võib-olla filmist tulnud barre, ma olen näinud sellist oranžika katusega valge toruga. Aga lähme järjest peale. Oleme siis praami peal ja tegelikult, mida võib veel täheldada, et kes pole käinud New Yorgis või ei ole väga kursis selle eluga, tegelikult mind üllatab, et päris tihe laeva ja praami liiklus on siin igapäevast, et isegi õhtul kell 8 saama. Praegu loen juba 1, 2, 3, 4, 5, 6 erinevat praami, mingi väiksed purjekad, seal seilavad, päike loojub samal ajal. Et tegelikult selline New Yorgi osa mulle väga meeldib, sellist ma kaifin. Ookeani peale, rahulikult tasuta praami peale. Lastakse väike signaal, et oleme teel. Et see on väga selline värskendav ja tegelikult rahustav, et niimoodi õhtu päike loojub, tuled töölt, sõidad koju ja lihtsalt naudid. Ja kujule lähme lähemale, siis Vabadussammas kohe varsti teie ees, siis tutvustame teile seda lähemal. Ilusti lähme õigesti. Võib-olla räägin praegu ära. Nagu juba mainisin, tõesti väga rahustav ja mõnus vaade. Me saime väga hea aja tegelikult, sest päike loojub ja tõesti näha erinevate saarte peal kogu seda siluetti, kõiki neid kõrghooneid, pilvelõhkujaid, et tõeliselt hämmastav. Seda soovitame kindlasti, et see kõik oli ka tasuta. Siin ta on siis Vabadussammas, Statue of Liberty, ehitatud aastal 1886 ja koos sambaga, siis koos selle alumise osaga on 93 meetrit pikk, et kui sa siin New Yorgis Manhattanil oled, siis tegelikult kõik need kõrghooned on teinud sellise asja väga lühikeseks, aga peab arvestama, et ehitatud ikkagi 19. sajandi lõpus ja tegelikult on see siis kingitus ka Prantsusmaa poolt, et see siia toodi kohale juppidena ja siin pandi siis kokku minu teadmist mööda ja tegelikult korralik ikka selline kogum ja ilus, päike loojub, tõrvik ilusti käes, lähedal ei saa, aga ma ütlen, et siit selle vaate saab väga hästi kätte, siit saab väga hästi nautida. Jalg on pandud ka siis Staten Islandi saarekesele, aga tagant siis on selline ilus vaade. Suured kõrged hooned, Empire State Buildingud, ilusti tornid põlevad, et siia reelingu äärde võib täitsa jääda, võtad ühe külma joogi ja naudid vaadet, kuidas tuul lihtsalt jahutab samaaegselt, väga mõnus. Ja nagu niuhti on öö New Yorgis õhtu, päike loojus, pimedus saabus, aga õine New York, see on hoopis teine vaade. Kõik elendavad, säravad, tulukesed, silla peal oli tegelikult isegi vilkureid näha, et võib-olla oli mingi õnnetus juhtunud, aga kõik see valgustus siin, see on omaette vaade. Tore lihtsalt, et praegu mingi 40 minutit möödas ja nüüd teie ees on õine Statue of Liberty, et ilusti ära valgustatud. Aga nagu öeldakse, elu kogu aeg käib, parved, väiksed laevad, lennukid, helikopterid õhus. Siin lihtsalt elu ei seisa. Aga jällegi ka teisel pool parve, praami, kus me oleme siis, on näha väga ilusat vaadet Manhattanile, New Yorgile. Kõik on suured tuluksed pilvelõhked, see on ikka omaette kogemus, mille oma silmaga võiks ära näha. Nüüd oleme siin 9.11 muuseumi juures, kindlasti sündmus, mis muutis tervet maailma aastal 2001. Kaksiktornidesse lendasid siis lennukid ja sealt need sõjad algasid ja kõik selline jama. Aga muuseum on juba suletud, me muuseumisse peaks niikuinii läinud, aga tegelikult oleks olnud väga vahva näidata seda siis ühe hoone sellist kohakest, et ilus sama suur ruut on maa sisse tehtud ja alla on ka selline vaade ja seal on siis nimi kõikide inimestele, kes lahkusid sel päeval. Et tegelikult oleks väga tore vaadata, kahjuks läheb kell 5 õhtut see kinni ja oleks pidanud varem just uurima, aga pole hullu, lähme vaatame seal täpselt selle kohakese ära. Nii, ja minu selja taga ongi näha siis lõunapoolse torni memoriaali, et on jäetud selline samasugune konstruktsioon alla, et tegelikult seal alla saaks praegu vaadata ka, aga nagu näha, kõik on ees. Aga selline ilus mälestus jäetud siis inimestele, kes sel päeval lahkusid meie seast. Nii,
nii, aga natuke memoriaalist edasi, siin on siis World Trade Center, öösel ka täitsa avatud. Tegelikult siit avaneb päris vaade nagu näha sisse. Kõik on ülegi valge. Väike sõbrapoiss ka. Aga võt, kui äge. Näed ikka New Yorgis järjest ringi liikuma, avastama. Siin, kui üks uks on kinni, siis teine uks on lahti ja ootab pikk külastajad. Tõeliselt võimalik. Minu selja taga järjekordne uhke hoone Federal Reserve Bank. Siin all on peidetud siis väidetavalt 500 000 kullakangi ja 36 erinevat suurriiki omab siis 98% sellest kullavarust siin. Lähemale minnes näed sellised suuri blokke, ballistilised, ristkülikukujulised takistused, et kuidagi saaks läbi murda autoga, mingi suure buldooseriga. Järjekordne turvaelement on selline suured metallist uksed, no massiivsed, lihtsalt ma ei tea, kas see pool üldse lahti käib. Ja kolmas asi, mida kohe märkad, on tegelikult kaamerad, kuppelkaamerad igal pool ümber maja ja veel sellised hästi palju politseiautos, isegi eraldi politseiauto. Federal Reserve Police, et turvavadki seda hoonet siis eraldi. Et tegelikult väga võimas ja mis peab täheldama, ega see sellist ava nagu ei leiagi siia, et me leidsime sellise ukse, siis teisel pool on väike uks, aga see ei ole nagu suurelt kirjas, et siin on see Federal Reserve Bank, et seda annab ikka uurida, et kus täpselt see on, kaob ära siia suurde linnapilti. Ja ongi meie New Yorgi kaldkriips Miami reis läbi saanud. Kindlasti on meil siin palju teha, kindlasti näitad me kõike. Esiteks võib-olla tahan vabandada selles suhtes, et me ei näitanud neid söögikohti nii palju, aga siin tuli mina ise mängu, ma lihtsalt ei suutnud neid rasvaseid toiti igapäevaselt sisse ajada. See video ei oleks olnud lõbus, ma oleks pärast 3. koht olnud täiesti läbi. Sellegi poolest loodan, et saite seda, mida tahtsite. Meil oli ülimat lõbus ja järgmise reis tuleb veel vahvam, veel kõvem. Püsige meiega, sest meie ei ka kuhugi. Näeme juba varsti. Ja selline saigi meie Ameerika Ühendriikide reis. Loodame, et oli mida vaadata. Kui reisiseiklus meeldis ja arvate, et võiksime seda uuesti teha, siis kirjutage kommentaaridesse riik, mille avastamine teid huvitaks. Suur tänu, et ühe meie ammuse unistuse teoks tegite. Oleme teile tänulikud. Daamid ja härrad, legendid ehk toetajad on teie ees. Sven Mäe, Tähekas, Mihkel, Siim S, Jott Post, Matt Shorts, Tammekas 87, Dan Jan, Riivo Ö, Kasberg, Kaspar, Topeltmagister, Jason, Sir Q 009, Suurna, Morfin, Erlen, Tauri, Roger, D3XS00, Imrez, Black Day 1, Pro Kevin, Meelis, Elari, Raiki, Sepp, Zupremed, Avo, Sandra, Marong, Jaks, Siisi, Kardinapuu, Tanel, Susserdis, Yellow Snowman, Keimer Raiks, Mees nagu muiste, Ene, Lauri, Kalle, Zgeez, Robert, Ivari, Blanco, HLP, Sapaka Jüri, Arkta, Dan, Q-Spire, R. Allan, Lauri, Svenno, Kaupo, Aavo, Ranno Tamm, Reiks, Vunk, Marko, Janno, Tige Orav, Angervaks, Heiks, Fuubar, Taimo, Märt, Jan-Erik, Eliis, J.S., Eku, Küla-Karla, Tanel 504, Skuubakaaslane, Loo, Regina, Taivo, Maido, Rasmus, Vana Kala, Šnjaga, Papa,
Remand 1987. Nii.